Mees, kes jäeti surmatsooni maha, samal ajal kui 2 ettevõtet vaidlesid tema päästmise arve üle. 32-liikmeline pettusering, kes kasutas 5500 võltsjuhtumit, et tasku pista. $20 miljonit. Ja Mägi, mis oli nii ülerahvastatud, et selle ühel kõige tihedamal päeval jõudis tippu rohkem inimesi kui terve hooaja jooksul kokku. See on kõik, mis Everesti mäel 2026 aastal valesti läks. Tere tulemast äärmisele piirile, kus panused on kõrged, aga keegi pole lihtsalt. Pealkiri. 2026 aasta. 26. aprilli hommikul olid 6 meest valmis tegema midagi, mis võiks nad vangi viia, musta nimekirja panna või tappa. Nad olid siin, sest 90 minutit varem ametlik teade baaslaagrist oli tulnud, et Khumbu jäämurd, sel hooajal ainus tee Everesti tippu, on suletud. See oleks pidanud olema lõpp. See mees ütles ei. Ta oli saabunud baaslaagrisse otse haiglavoodist, olles saanud paar nädalat varem teisel mäel vigastada, ja ta ei oleks veel tohtinud üldse ronida. Aga kui ta kuulis, et ametlik turvameeskond oli sel hommikul hooaja lõpetatuks kuulutanud, ei olnud ta nendega lihtsalt nõus. Nii kogus ta kokku Sherpad, keda ta usaldas mitmest erinevast firmast, ja koos Poola suusataja Bartek Ziemskiga oli neil plaan, mis kõlas täiesti pööraselt. Leida tee sealt, kus 17 jäämurru arsti olid läbi kukkunud. Kuid isegi siis, kui nad kõndisid otse Khumbu jäämurru sissepääsu juurde, nad nägid kohe enda kohalt tohutut probleemi. See oli hiiglaslik, kõrguv jääblokk, mis oli mitmekorruselise kortermaja suurune. Kui see lahti murduks ja keegi oleks selle all, oleks see lõpp. Täpselt nagu juhtus 2014 aastal. Võimud ei kavatsenud lasta välgul 2 korda samasse kohta lüüa, mistõttu nad panid kõik kinni. Sellepärast olidki Ming Ma ja teised siin. Nad asusid kohe tööle, aga selle asemel, et pimesi jää alla kõndida, võttis Bartek Ziemski välja tavalise drooni ja saatis selle sumisema katkise jäälabürinti nende kohal ja üle jäämurru. Ta otsis jääpragu, mida maapealsed meeskonnad, kes jalgsi liikusid, lihtsalt oma positsioonilt näha ei saanud. Ja drooni kõrge lahutusvõimega kaamera kaudu nägid nad teed, mis keeras ümber jääblokki, selle asemel, et otse selle alt läbi minna. See oli pikem ja väga tehniline, kuid see oli tee, mis ei pannud 6 meest otse korteri suuruse jääkamaka alla. Nii et nad valisid selle tee. Järgnevatel tundidel Ming Ma Ge ja teised kinnitasid köit köie järel. Paigaldasid redelit redeli järel, liikudes üle maailma kõige ebastabiilsema pinnase. Kõik see tehti täpselt selle ohuvarjus, mis oli samal hommikul mäe sulgenud. 28. aprilliks kuulutasid nad marsruudi esimese laagrini ametlikult avatuks. Ming Ma Ge isepäine sekkumine oli sisuliselt päästnud kogu kommertshooaja nii Nepaali valitsuse kui ka konkureerivatele korraldajatele. Mägi, mis pidi olema vähemalt 10 päeva veel suletud, avati taas juba 2 päevaga ning 492 tänulikku mägironijat koos oma Sherpadest abilistega suundusid üles mäkke. Ja, kuulsid õigesti. 492. Kui see tundub sulle hullumeelne, siis see ongi täiesti hullumeelne. Ja kummaline on see, et selle numbri põhjusel pole Nepaaliga peaaegu üldse pistmist. Selleni jõuame kohe. Mõne päeva jooksul peaaegu 500 mägironijat ja Sherpat liikusid mööda mäge ülespoole. Ja just seal hakkas see Everesti 2026. aasta ronimishooaeg laiali lagunema. Sest kuigi Ming Ma Ge ja tema meeskond avasid raja, olid mägironijad juba nädalatega graafikust maas. Ning nad ei saanud asju kiirustada, sest keegi ei roni Everestil ühe korraga. Need mägironijad ja nende Sherpad pidid nüüd veetma nädalaid aklimatiseerudes mäel, kus polnud kunagi varem nii palju inimesi olnud. Kõik oli viimase piirini pingul. Kõik püüdsid tasa teha juba kaotatud nädalaid. Kuid kummalisel kombel polnud selle 2026. aasta Everesti hooaja esimene tragöödia Ming Ma riskantse uue rajaga üldse seotud. Tegelikult ei juhtunud see üldsegi mitte jääl, sest 4. mail kõndis 51-aastane Sherpa nimega Lakpa Tendi mööda rada Gorakshepist baaslaagrisse. See on jalgrada, mida tavalised matkajad igal kevadel tavaliste matkasaabastega kasutavad. Ja Lakpa oli nii kaugel tavalisest matkajast, kui inimene üldse olla saab. Tal oli üle 2 aastakümne ekspeditsioonikogemust. Ta oli Makalu tippu jõudnud 6 korda ja Everesti tippu 2017 aastal. Mehe jaoks, kellel oli selline taust, oli see lihtsalt igav jalutuskäik tööle. Kuid kusagil sellel rajal läks midagi kohutavalt valesti. Keegi ei tea täpselt, mis juhtus. Ekspeditsioonifirma Seven Summit Treks, kelle heaks Lakpa töötas,
ütles, et Lakpa lihtsalt kõndis, kui ta kaotas teadvuse ja kukkus kokku. Valitsuse sidiohvitser ütles, et ta lihtsalt libises. Politsei uurib endiselt, mis juhtus, kuid ükskõik milleni see uurimine lõpuks jõuab, mis kunagi ei muutu, on see. Lakpa Dendi, mees, kes oli üle elanud rohkem kui 30 Himaalaja ekspeditsiooni, suri enne, kui ta üldse mäeni jõudis. Kui Lakpa tragöödia näitas, et porised rajad polnud ohutud, siis 6 päeva hiljem juhtunu näitas, et ka alumised laagrid polnud ohutud. Sest samal ajal, kui Everest oli endiselt šokis, see alpinist tegi 10. mail 2026 seda, mis oleks pidanud olema tavaline aklimatiseerumise ring. Ta liikus üles läbi Khumbu jäämurru, et jõuda esimesse laagrisse ja pidi siis tagasi alla tulema. Tema nimi oli PJ Komire ja Everest polnud talle võõras. Ta oli juba 3 korda seisnud Everesti tipul, olles esimene inimene Nepaali talitide kogukonnast, kes maailma tippu jõudis. Tõus kulges täpselt plaanipäraselt, kuid pärast seda, kui ta jõudis esimesse laagrisse, tema hingamine muutus teistsuguseks. Ta rindkere muutus iga minutiga aina pingultaatumaks. Iga hingetõmme jäi eelmisest lühemaks, justkui keegi keeraks aeglaselt ventiili kinni ja lõikaks ta õhu ära. Siis hakkas ta kõhima roosakat, vahutavat vedelikku. Tema kopsud ei toonud enam hapnikku sisse. Need täitusid veega ja tema meeskonnakaaslased said aru, et nad näevad kõrgmäestiku kopsuturse juhtumit. Nad panid talle hapnikku, kutsusid raadiosaatjaga abi ja hakkasid teda allapoole tooma. Sest kõrgmäestiku kopsuturse puhul ainus tõeline ravi oli laskumine. Kahjuks oli ainus tee mäelt alla tagasi läbi Khumbu jäämurru, üle kõikuvate redelite, kitsaste lõhede ja ebastabiilsete jäätornide. Iga ettevaatlik samm siin maksis PJ-le aega, mida tal lihtsalt polnud. Kui ta lõpuks baaslaagrisse jõudis, oli ta juba lahkunud. PJ tegi täpselt seda, mida iga Everesti ronija peab enne tippu jõudmist tegema. Kuid 2026 aasta hooajal ei andnud isegi kõigi reeglite järgimine mingid garantiid, et koju tagasi jõuad. Ja esimesena surid need, kes tundsid mäge kõige paremini. Sest juba järgmisel ööl, 11. mail 2026, see 20-aastane Sherpa, Pura Jalje Sherpa, veedas öösel koormat Lhotse nõlval 3. laagrini. See on vajalik nähtamatu Sherpat töö, mida tehakse ajal, mil jää on kõva ja ronimiseks kõige ohutum. Nagu kõik teisedki sellel marsruudil, libistas ta oma turvaklambrit mööda fikseeritud kõit ülespoole. See kõis oli iga 10 meetri tagant mäe külge kinnitatud, mis tekitab hirmutava mehaanilise probleemi. Metallist klamber ei saa neist poltidest mööda libiseda, nii et kui ronija jõuab ühe juurde, peab ta oma klambri kõielt lahti võtma, selle ankrust mööda viima ja uuesti külge kinnitama. See on rutiinne liigutus, aga see tähendab, et iga ülekande ajal on mõneks sekundiks täiesti mitte midagi, mis neid mäe külge ühendaks. 11. mail 2026 umbes kell 23:00 Pura jõudis ühe sellise ankrupunktini ja kandis seljas rasket koormat. Ta võttis klambri lahti, nagu alati. Kuid siis, just sel hetkel murdus mägi ja tema kandnud kassid kaotasid haarde. Kui polnud enam midagi, mis teda kinni hoiaks, vaatasid tema meeskonnakaaslased, kuidas ta kukkus peaaegu 400 meetrit mööda Everesti nõlva alla. Kui nad temani jõudsid, Purba, ühe Everesti ajaloo suurima Sherpa lapselaps, oli läinud. See teeb 8 päeva jooksul 3 meest ja mitte ükski neist polnud maksev klient. Nii traagilised, kui need surmad ka polnud, hooaja suurim probleem polnud veel isegi kohale jõudnud, sest kogu selle aja jooksul keeldus Everest ise koostööd tegemast. Näete, kevad Nepaalis peaks olema kuiv. Tolmutormid, tõusev kuumus ja aeg-ajalt pärastlõunane äikesesadu olid sellel aastaajal tavapärased ning kõik, alates matkajuhtidest kuni talunikeni, planeerisid oma tegevusi selle järgi. Kuid 2026 aastal Katmandu nägi sel kevadel peaaegu iga päev vihma ja äikest kuu järel, ilma millega keegi polnud arvestanud. Mai lõpuks pealinnas oli juba registreeritud peaaegu 3 korda rohkem sademeid kui tavaliselt. Oli, nagu ilm ei suudaks otsustada, mida ta teha tahab. Ja Everesti baaslaagris olnud mägironijate jaoks oli see väga halb uudis, sest keegi ei valluta Everesti siis, kui tal tuju tuleb. Igal kevadel pidi olema lühike periood päevi, mil orkaani tugevune tuulevöönd, mis tavaliselt püsib otse tipu kohal, liigub korraks eemale. Seda lühikest perioodi nimetatakse ilmaaknaks. Ja iga kevadine ekspeditsioon viimase 40 aasta jooksul on olnud üles ehitatud just sellel ajal ronimisele. Aga mai 2026 oli teistsugune. Tuuled jäid lihtsalt tipu kohale paigale ega näidanud mingeid märke vaibumisest.
samal ajal kui ligi 500 mägironijat ja nende šerpad ootasid põletades raha, hapnikku ja kannatust. Õnneks ilm andis lõpuks järele mai 3. nädalal. Peaaegu iga mäel olnud ronija pärast nädalaid ootamist tormas korraga üles. See oli nüüd või mitte kunagi. Ja selles metsikus kaootilises tormijooksus pidi midagi kindlasti järele andma. Ja 20. mail 2026 juhtuski midagi. Sest tol hommikul jõudis Everesti tippu 274 inimest. Mõtle sellele korraks. 274 inimest. Suurema osa Everesti ronimisajaloo jooksul ei jõudnud nii palju inimesi tippu isegi terve hooaja jooksul. Vana rekord oli 223, mis püstitati 2019. aastal. Jah, see aasta, kui kogu maailm nägi seda fotot. see, mis jõudis igal kontinendil õhtustesse uudistesse ja pani inimesed, kes polnud kunagi mäge puudutanudki, küsima, mis ometi Everestist on saanud. See hooaeg pidi olema hetk, mil mägironimislubadele seatakse piirang. Selgelt nii ei läinud. Tegelikult jõudis juba järgmisel päeval tippu veel 154 ronijat. See tähendab, et 400 inimest seisid maailma tipus 48 tunni jooksul. Kui sa oled turismiametnik Katmandus, on need numbrid, kulda väärt. Rekordilised tipu jõudmised tähendavad rekordilist tulu. Kogu see hooaeg on olnud igal juhul äriline edu, alates sellest, kui Hiina sulges ootamatult Tiibeti poole. Ja Nepal suutis müüa 492 luba, muljetavaldava. $15,000 eest iga ronija kohta. Kuid tippu jõudmise arv näitab ainult seda, kes üles jõudis, mitte seda, kes ka alla tagasi jõuab. Ja alla tulemine ongi see, kus Everest oma ohvreid nõuab. Sest just siis on ronijad kurnatud, aga samas tunnevad, et on midagi saavutanud. Ja on liiga enesekindlad, kui nad kõnnivad selle viimase lõigu tippu, mis on nagu noateraserv. Koht, mis on täpselt ühe inimese laiune. See tähendab, et 20. mail oli planeedi kõrgeimas punktis ummik. Ronijad pidid surmatsoonis täiesti paigal seisma kuni 3 tundi. Midagi pidi viltu minema ja ühe ronija jaoks, kes sellest rahvamassist läbi liikus, nii ka juhtus. Tema nimi oli Sundeep Aare ja ta oli tehnoloogia valdkonna spetsialist Phoenixist, Arizonast. Ta oli korduvalt läbinud Grand Canyon rim-to-rim matka ning roninud Kilimanjaro tippu 2024 aastal. Ta oli isegi eelmisel aastal matkanud Everesti baaslaagrisse just selleks, et õpetada oma keha siin kohanema. Tema enda ekspeditsioonifirma Boots and Crampons nimetas teda oma grupi üheks tugevamaks ronijaks. Ja 20 mai paiku kell 11:00 tasus kogu see töö end ära. Sundeep seisis lõpuks Mount Everesti tipul. Kõik need aastad ettevalmistusi, nädalad tuules ootamist, tunnid selles karmis järjekorras tasusid end lõpuks ära. Nii et maailma tipus seistes tegi ta seda, mida ta oli alati tahtnud teha. Ta võttis välja oma lipud, valmistus fotode jaoks ja võttis prillid eest. Merepinnal poleks see midagi erilist. 8848 meetri kõrgusel on see surmav. Seal üleval on atmosfäär nii hõre, et see ei filtreeri peaaegu üldse päikese ultraviolettkiirgust. Nii et kõik need UV-kiired peegeldusid pimestavalt valge lume pealt otse tema kaitsmata silmadesse. Sundeep tegi oma fotod, pani prillid tagasi pähe ja hakkas alla tulema, tundes end hästi. Kahju oli juba tehtud, kuid tal polnud sellest aimugi. Tund või 2 laskumist hakkasid ta silmad kipitama, siis põletama, siis muutus maailm valgeks ja lõpuks läks kõik pimedaks. Kuskil 4. laagri kohal, umbes 27 000 jala kõrgusel, ei suutnud Sundeep, oma grupi üks tugevamaid ronijaid, enam silmi avada ilma valuta, mis pani kogu keha võpatama. Ta oli pime, surmatsoonis, paigal seistes. Ja sa juba tead, mida seal üleval paigal seismine maksab. Mida kauem ta sellel kõrgusel lõksus oli, seda rohkem tema keha lagunes, kuni kokkupuude vallandas midagi veel hullemat. Kõrgmäestiku ajuturse. Veedelik kogunes tema ajus, paisutades seda vastu koljut. Mees oli nüüd korraga pime ja suremas. Kui uudis tema meeskonnani jõudis, pandi kõik mängu. 5 Sherpa giidi liikusid ülespoole, läbides laskuva rahvahulga ja jõudsid temani lõunatipu lähedal. Järgnes üks kogu hooaja piinarikkaimaid päästeoperatsioone. 5 meest juhendasid täiesti pimedat mägironijat alla mäe kõige tehnilisemalt nõudlikumal maastikul, püüdes pääseda läbi 492 mägironija. Nad aitasid ta laskuda üle kivisammude. Ükshaaval, kulutades oma enda hapnikku samas pudelikaelas, mis oli just nende kliendi murdnud. 48 tundi keeldusid nad teda maha jätmast.
ja nad tegidki selle ära. Nad tõid füüsiliselt pimedana ja suremas olnud mehe surmatsoonist alla teise laagrisse. Nad andsid raadiosse teada rõõmuhäälega. Me tegime selle ära. Imeline päästeoperatsioon. Sest Everesti mäel ei saa sa ajaga võidu joosta. Kui peaaegu. 500 mägironijat on surutud ühte ilmastikuakna. Tähendab päästeoperatsioon võitlust tiheda inimseinaga. Need lisatunnid surmatsoonis olid juba oma kahju teinud ja ükski päästeoperatsioon ei saanud seda tagasi võtta. 2 päeva hiljem, 22 mail, suri Sundeb teises laagris. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud nõrk või et tema meeskond oleks ta alt vedanud. Ta suri sellepärast, et iga kord, kui tema sherpad pidid seisma jääma ja ootama kuni 10 teised mägironijad mööduvad, paisus tema aju veelgi rohkem. See tohutu inimeste hulk sellel harjal pani tal sõna otseses mõttes aja otsa saama. See oli Everest aastal 2026. Ja samal ajal, kui Sundip võttis oma viimaseid hingetõmbeid teises laagris, see täpselt sama rahvahulk pani ka teisel mehel aja otsa saama, kes oli mäel kõrgemal lõksus. Ja need 2 polnud võõrad. Nad olid sama ettevõtte kliendid. Nad jagasid sama baaslaagrir, sõid samas söögitelgis, ootasid koos samad. 19 tuulist päeva. Nad soovisid peaaegu kindlasti üksteisele edu enne tippu tõusmist. Tema nimi oli Arun Kumar Tiwari ja tema ajalugu Everestiga on keerulisem. Arun oli sellel samal mäel juba aasta varem, 2025 aastal. Ta ronis 3. laagrisse, umbes 7200 meetri kõrgusele. Tundis, et tema keha taastub liiga aeglaselt, vaatas ausalt oma tempot ja pöördus tagasi. See on alpinismis kõige raskem otsus. See otsus, mille tegemisest inimesed tipupalaviku tõttu keelduvad ja mille tõttu nad hukkuvad. Arun tegi selle otsuse. Ta läks koju elusana. Nii et kui ta 2026 aastal tagasi tuli, Arun oli 53-aastane ja seisis silmitsi sellega, mis pidi olema tema viimane reaalne võimalus tippu jõuda. Nii et kui ta 21. mail oma tõusu alustas, Arun oli otsustanud tippu jõuda, isegi kui see maksaks talle kõik. Ja Arun Kumar Tiwari jõudis lõpuks Mount Everesti tippu. Aga see oli umbes kell 17:30 õhtul. Ja sa tead peaaegu raudset reeglit tipupäeval. Kui sa pole kella 13 tipus, võib-olla äärmisel juhul 2, siis tuleb tagasi pöörduda. Arun otsustas edasi liikuda ja kuigi see oli julge otsus, maksis see talle kõik. Sest laskumisel pimedas rohkem kui 16 tundi pärast ronimist andis Aruni keha lõpuks alla 28 700 jala kõrgusel. Ta hakkas verd oksendama täpselt nagu PJ Comeri oli teinud 11 päeva varem mäel palju madalamal. Tema sherpa ja veel 3 giidi püüdsid kõigest väest teda ärkvel hoida, kuid see polnud võimalik. Arun Kumar Tiwari suri lumes Hilari astme kõrval. Nii karm kui see ka ei kõla, olid Arun ja Sundeb tegelikult õnnelikud. Nende ekspeditsioonifirma andis endast kõik, et neid hädas päästa. Aga 2026 aastal selle sama laskumise kaoses vaatasid teised firmad oma surevaid kliente ja otsustasid, et see on kellegi teise probleem. Sellel samal 20. mail Magironia nimega Ajaypal Singh Dholiwala seisis Mount Everesti tipus. Ajaypal oli Kanada Punjabi mägironija, kes oli tulnud mäele juhendatud ekspeditsiooniga, makstes ettevõttele $10,000 selle eest, et tema ümber oleks koolitatud meeskond, kes jälgiks tema hapnikku ja tempot ning tooks ta koju tagasi. Tema jaoks oli see tippu jõudmine krooniv hetk, mille pidi välja teenima samade karmide nädalate ootamise ja samade 3-tunniste järjekordadega nagu kõik teisedki sellel harjal. Ja siis, kusagil allatuleku ajal, Everesti ajaloo kõige rahvarohkema laskumise kaoses, eraldus Ajaypal oma juhendatud grupist. Sajad mägironijad liikusid aeglaselt edasi reas, igaüks neist oma enda ellujäämisvõitlusesse kapseldunud. Ja Ajaypal uitas nende seas üksi ja ilma haplikuta. Mees, kes ta leidis, oli Mingma Tenzing Sherpa. Ta oli üks mäe kõige lugupeetumaid giide ja töötas hoopis teises firmas nimega Elite Exped. Kuid kusagil pimeduses ta märkas ühtainsat pealampi, mis ei liikunud koos teistega. Ta läks selle juurde ja leidis poolteadvusetu Ajaypali, kellel polnud enam hapnikku ja kes oli püsti seistes suremas. Ja kuigi tal olid enda kliendid, keda mäest alla juhatada, võttis Mingma Tenzing oma hapnikku, jagas seda mehega, keda ta polnud kunagi varem kohanud, ja vedas ta füüsiliselt 4. laagrisse. See oleks pidanud olema loo lõpp, välja arvatud see, et kui nad jõudsid 4. laagrisse,
keeldus Ajay Pauli enda ekspeditsioonifirma väidetavalt tema eest vastutust võtmast. Firma, kellele ta oli maksnud 10 000 dollareid, ei võtnud omaenda klienti tagasi. Nii viis eliitekspert sureva mehe oma telki ja hoidis teda öö läbi elus, sest ilmselt ei tahtnud keegi teine mäel seda teha. Ja ta polnud ainus ohver, kelle puhul mõni firma vaatas inimest, kelle eest ta vastutas ja otsustas, et see on kellegi teise probleem. Sest 2026 aasta hooaja kõige süngem moraalne läbikukkumine juhtus mehega, kes töötas mäemajandusmasina kõige alumisel astmed. Mees, keda polnudki algselt palgatud surmatsooni minema. Tema nimi oli Tava Sherpa. 52-aastaselt oli Tava veetnud aastakümneid ekspeditsioonide madalama taseme töödel. 2026 aasta hooajaks ta palgati madala eelarvega matkakorraldaja Himalayan Traverse Adventure poolt. Tema tööks oli istuda teises laagris 21 000 jala kõrgusel ja töötada laagri kokana. Siis mai lõpus muutus kõik. Üks ettevõtte tavapärastest kõrgmäe giididest jäi baaslaagris haigeks. Ja kuna tippu jõudmise aken hakkas sulguma ning kliendid ootasid ronimist, Himalayan Traverse Adventure pöördus mehe poole, kelle tööks sel hooajal pidi olema vee keetmine, liha lõikamine ja nõude pesemine. Nad pakkusid Tavale boonust. 10 000 Nepaali ruupiat ehk umbes 65 USA dollarit, et minna koos ühe nende giidi nimega Mingma Sherpa ja 2 väliskliendiga Mount Everesti tippu. Mehele, kes elas Nepaali maapiirkonnas ja kellel oli just kooli lõpetanud tütar, 65 dollarit oli tõeline raha. Nii et ta võttis pakkumise vastu. 29. mail ronimishooaja viimastel tundidel Tava oli surmaatsoonis kõrgel, juhendades Briti alpinisti Chris Strali ja Poola alpinisti Marius Chmielewskit. Kuid mägi oli tühi. Ilm muutus jõhkralt külmaks ja tipu lähedal Marius sai rängu külmakahjustuse. Ta loobus tipu jõudmise katsest ja taandus koos Tavaga 4. laagrisse puhkama, samal ajal kui Chris ja Mingma jõudsid tippu ja tulid tagasi. Plaani kohaselt pidid nad järgmisel päeval koos alla tulema, kuid külmakahjustuse tõttu viis Mingma Mariushi varem alla, jättes Tava ja Chrisi viimasteks inimesteks, kes 2026 aasta hooajal Everestilt alla tulid. Võimude seatud tähtaeg Everesti hooaja sulgemiseks oli nüüdseks vaid päevade kaugusel. Nad pidid kiiresti alla tulema, aga kuskil 3. laagri kohal, umbes 24 000 jala kõrgusel kollaka kiviriba juures, hakkas Tava hapnik otsa saama ja tema 52-aastane keha, mis oli terve hooaja teises laagris küpsenud, hakkas alla andma. Ta aeglustus ja siis peatus. Ta istus langevas lumes kivile ja ütles Chrisile, kliendile, kes koos temaga alla tuli, et temaga on kõik korras ja ta vajab vaid hetke, et nad võiksid edasi minna ja tema järgneb. Nüüd Chrisil endalgi hakkas hapnik otsa saama. Asja tegi hullemaks see, et Marius oli vaid mõnesaja jala kaugusel kohast, kus Tava peatus. Ta suutis vaevu oma külmakahjustustega käsi kasutada ja vajas füüsilist abi, et üldse laskumist jätkata. See taandus lihtsale ellujäämise küsimusele ja Chrisi sõnul. Isegi Tava ütles talle, et ta jätkaks laskumist. Nii nad tegidki. Nad jätsid Tava istuma lumme 24 000 jala kõrgusele tühjal mäel, valgetes stormioludes ja jätkasid laskumist. Mingil hetkel pärast nende kadumist kaotas Tava teadvus ja kui ta silmad uuesti avas, olid kõik kadunud. Chris, Marius, Mingma, kõik. Kõied tema ümber olid värske lume alla kadunud. Iga laager tema all oli kokku pakitud ja ära lennutatud. Ta oli täiesti üksi maha jäetud mäel. Kui Chris ja Marius jõudsid 38 tundi hiljem baaslaagrisse, teatasid nad Tava kadumisest. Ja see, mis edasi juhtus, paljastas, kui katki oli Everest aastal 2026. Et mõista, miks, sa pead teadma ühest märkamatust väikesest kulusäästu nipist Everesti tööstuses, mida nimetatakse loa jagamiseks. Himalayan Traverse Adventure, soodne matkakorraldaja, kelle heaks Tava tegelikult töötas, ei omanud oma enda ekspeditsiooni luba. Raha säästmiseks registreeriti selle ronijad seaduslikult hoopis teise, palju suurema ettevõtte nimega 8K Expeditionsi loa alla. Paberil kuulus Tava 8K alla. Tegelikult töötas ta Himalayan Traverse'i heaks. Nii et kui Tava kadunuks jäi, algas mõeldamatu vastasseis. Kõrgmägede helikopteri otsingu korraldamine maksab 10 000 dollareid, mida kumbki ettevõte ei olnud nõus maksma. Päevi järjest, samal ajal kui Tava surmatsoonis külmus, need 2 ettevõtet pidasid halvavat vaidlust selle üle, kes on seaduslikult ja rahaliselt vastutav. Katmandus,
Dava naine Damu ja nende tütar said ametlikult teada, et ta on surnud. tema pere oli juba alustanud traditsiooniliste budistlike matuseriitustega. Samal ajal ta vaelas läbi õudusunenägu, mis trotsib inimkeha bioloogiat. Üksi üle 7000 meetri kõrgusel, ilma toidu, vee ja hapnikuta, ta hakkas end mööda mäge alla lohistama. Järgnevatel päevadel jäi ta ellu, närides janu kustutamiseks kõva liustiku jääd ja süües taskust leitud komme. Kui ta lõpuks alumistesse laagritesse jõudis, hooajaline ronimisaken oli nii täielikult läbi saanud, et jäämurru rajajad olid peaaegu lõpetanud redelite ja köite lahtivõtmise Khumbu jäämurrus. Nii et kui ta sulava liustiku peal rabeles, libises tava ja kukkus otse sügavasse jäisesse lõhesse. Ta jäi sinna jäisesse hauda lõksu 2 täispikaks päevaks, oodates surma. Ja see olekski olnud tema lõpp, kui poleks olnud väikest laviini, mis möirgas mööda lõhet, kus ta oli, ja selle asemel, et teda purustada, rusud moodustasid kareda kaldtee, mis võimaldas tal end jääst välja kraapida. 4. juuni hommikul, 6 täispikka päeva pärast seda, kui ta oli surnuks peetud, prügikoristusmeeskond, kes töötas Khumbu liustiku jalamil, nägi Tavat oma erksinises kompsus üle sulava jää libisemas ja roomamas. Ta oli kaotanud oma saapad, tal olid käed tugevas külmakahjustuses ja jalg murdunud, kuid ta oli elus. Tava ellujäämist on nimetatud Everesti imeks. Minu jaoks see on tõestus sellest, kui katki see mägi on. Keeldumine saata kopterit sureva mehe juurde arvevaidluse tõttu muutub veelgi vastikumaks, kui saad teada, et Everestil teeniti kopteritega salaja miljoneid dollareid päästetööde eest, mida tegelikult kunagi ei toimunud. Sest juba ammu enne seda, kui Tava külmus lõhes, esitas Nepaali keskjuurdlusbüroo kriminaalsüüdistused 32 inimesele, sealhulgas kopterifirmade juhtidele, haiglaarstidele ja matkakorraldajatele. Pärast seda, kui avastati üks riigi ajaloo suurimaid turismipettusi. Skeem oli lihtne. Matkakorraldajad lavastasid või liialdasid välisklientide meditsiinilisi hädaolukordi. Helikopter saadeti välja elu ja surma päästeoperatsiooni nime all ja ka kliendi reisikindlustusfirmale esitati arve kümnete tuhandete dollarite eest lendude eest, mis olid paljudel juhtudel lihtsalt kallid taksosõidud. Peaaegu 20 miljonit dollarit saadi võltsitud helikopteri päästetega. Aga kui tõeline Nepaali päritolu mägironija tegelikult mäel suremas oli, nad ei suutnud päevi ühtegi helikopterit lendama saada, sest keegi ei olnud nõus selle eest maksma. Ja helikopterid polnud ainus lennunduse osa, mis selles hulluses kaasa haarati. Isegi tõelised elu päästvad läbimurded ei jäänud selle hooaja probleemidest puutumata. Las ma selgitan. Viimastel hooaegadel Nepaali ettevõte nimega Airlift Technology on vaikselt ellu viinud ühe kõige tõelisemalt hea idee, mida Everest on aastakümnete jooksul näinud. Raskeveo kaubatroonid. Nende tööloomaks oli Hiinas toodetud DJI Flycart. Masin, mis suudab vedada hapnikuballoone, köisi ja telkemäkke esimese laagrini ning viia prügi tagasi alla. Iga koorem, mida droon kannab, on koorem, mida Sherpa ei pea kandma. 2026 aastaks soovis Airlift laieneda ning lisaks Hiina droonile nad taotlesid luba testida professionaalset raskeveodrooni Ameerika Ühendriikide tootjalt nimega Freefly. USA saatkond saatis Everesti baaslaagrisse eriesindaja, et isiklikult tutvustada Ameerika drooni. Mõne jaoks oli see lihtsalt reklaamiüritus. Teiste jaoks tähendas see USA tehnoloogia näitamist otse mäevarjus Hiina piiri kõrval. Peking ei olnud sellest vaimustuses. Ja 30. aprillil, just hooaja kõige intensiivsema kandmisperioodi alguses, Nepaali siseministeerium tühistas ootamatult Hiina drooni kehtiva loa ja lükkas samal ajal tagasi Ameerika drooni taotluse. Ametlik põhjus oli ebamäärane. Julgeolekukaalutlused, mis nõuavad laiemat konsulteerimist. Tegelik põhjus, nagu kõik mäel suurepäraselt mõistsid, oli see, et Nepaal oli 2 suurriigi vahel lõksus ja otsustas kõik droonid maa peale jätta, et mitte kumbagi solvata. Nii et 5 päeva järjest, täpselt sel hetkel, kui mägi vajas varustust ja liikumine pidi olema kõige kiirem, istusid 2 kõige võimekamat kaubadrooni Himaalajas kasutult liustikul. Ja Sherpad panid kandamid taas oma selga ning kõndisid samasse ettearvamatusse jäälangusesse, mis tapab ilma hoiatuseta.
Võib-olla tegi selle hooaja veelgi kummalisemaks see, et pärast piisavalt suurt protesti operaatoritelt pööras ministeerium vaikselt oma otsuse ümber ning droonid lendasid taas 9. mail ilma vabanduse või selgituseta. See oli vaid 5 päeva, mil inimesi seati asjatult ohtu geopoliitilise draama tõttu. Õnneks ei võtnud see ühtegi elu, aga droonid näitasid, kui vähe süsteem hindab Sherpade turvalisust. Ja see, mis toimus tipu vallutamisega aastal 2026, näitas, kui vähe tähendab mäe suurim saavutus tänapäeval. Explorers Web, üks alpinismi kõige austatumaid väljaandeid, dokumenteeris sel hooajal hulgaliselt vastuolulisi ronimisrekordeid. Ma räägin alpinistidest, kes väitsid, et tõusid tippu ilma hapnikuta, kuid kasutasid salaja öösiti telgis hapnikku. Alpinistid, kes vaikselt sõitsid helikopteriga teise laagri juures tagasi baaslaagrisse, et jäämurust täielikult mööda hiilida, ja seejärel esitlesid oma tõusu täielikuna. Kahtlased tipu jõudmise väited alpinistidelt, kelle kogemused muudavad need väited raskesti usutavaks. Ja kõige kurvem on see, et peaaegu kõigil juhtudel ei juhtu midagi. Sertifikaadid antakse ikkagi välja. Tipupolitseid pole. Kontrollsüsteemil pole jõudu. Maailma kuulsaimal mäel see saavutus, mille eest kõik maksavad 6-kohalisi summasid, on lõpuks täpselt see, mida sa ise ütled. Kiire kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis kunagi YouTube'i ei jõua. See on olemas, kui soovid. Patreon, link allpool. Nii, kus me jäimegi? Ja naimesed, kes sellest kõige paremini aru saavad, mehed, kes on andnud kogu oma elu sellele mäele, olid sellest nördinud. Mingma G, giid, kelle omapäi tegutsenud meeskond, sundis aprillis marsruudi läbi jäämurru avama, jälgis kõike, mis tema avatud marsruudi kaudu tuli. Ja kui kõik oli läbi, ei teinud ta võiduringi. Ta läks avalikkuse ette. Ta ütles maailmale, et ametnikud olid täiesti valmis laskma hooajal hääbuda, selle asemel, et ise probleemi lahendada. Et tema ja veel 5 meest võtsid enda peale kogu riski, kogu vastutuse, kogu süü, kui keegi sellel marsruudil hukkub. Ja et hiljem ei viitsinud tööstus, mis nende tööst kasu sai, neid isegi ametlikult tunnustada. Ja siis ütles ta, et ei roni enam kunagi Everesti tippu. Ma võin ainult ette kujutada, kui tülgastunud ta pidi olema, et sellisest mäest loobuda, mille nimel ta vaid mõned kuud varem oma elu ohtu seadis. Siis on veel. Kami Ritas Sherpa. Kui Everestil oleks elav kehastus, oleks see tema. See hooaeg on sel hooajal, seisab ta selle mäe tipus 32 korda. Ja kõige kogenum Everesti alpinist ajaloos ütles otse, et võimud peavad nende arvu piirama. See on mees, kelle kogu elatus sõltub sellest, et ronijad siia tulevad. Ja ometi oli ta siin. Avalikult palus valitsusel müüa vähem lubasid. Ja ausalt öeldes, kui vaadata, mis selle hooaja lõpus maha jäi, on raske sellele vastu vaielda. Vaadake seda videot. See on lõunakuru. 26 000 jala kõrgusel. Näete neid ribadeks rebitud telke, mis raamidel lehvivad, ja sadu tühje hapnikuballoone. Kui lähemale suumida, läheb asi veel hullemaks. Teraskausid, toidujäätmed, inimjäätmed. Mäel, mida paljud kummardavad ja peavad pühaks. Paberil on selle vastu reeglid. Tegelikult väga ranged reeglid. Iga alpinist peab alla tooma 10 naela jäätmeid või kaotab $4000 prügideposiidi, mis jäetakse tagastamata, kui nad reeglitest kinni ei pea. See kõlab tõsiselt, aga kliendi jaoks, kes maksab $70,000, ei ole $4000 deposiit midagi. Deposiit jääb tagastamata, prügi jääb mäele ja kõik lähevad koju, jättes maa kõrgeima koha ühe planeedi kõige tähelepanuväärsema monumendi. Prügimäeks. Tõsi küll, Nepal üritab seda parandada, vähemalt paberil. Nepali parlamentis on eelnõu, mis nõuaks, et kõik, kes soovivad Everesti vallutada, peaksid enne tõusma mõne Nepalis asuva 23 000 jala kõrguse mäe tippu. See kõlab täpselt sellise filtrina, mida see mägi on 30 aastat vajanud. See ei ole veel seadus, kuid on läbinud ühe Nepali 2 kojast. Keegi ei tea, kui kaua selle jõustumine aega võtab, aga isegi kui see võetakse vastu täpselt nii, nagu see on kirjas, ja iga tulevane Everesti ronija tuleks Everestile varasema 7000 meetri sertifikaadiga, ei oleks see peaaegu kedagi selles videos päästnud. Sertifikaat ei puudutaks lubade jagamist ega neid auke seaduses, mis võimandavad 2 ettevõttel 5 päeva sureva mehe üle vaielda. See ei piira lubade arvu, ei loo päästeteenust ja mis kõige hullem, see ei peata tipu palavikku. Sel kevadel seisis rekordilised 1008 inimest tippus. Ja see polnud esimene kord, kui see juhtus. 1996 mais ettevõtete omavaheline võistlus klientide pärast viis ühe kõige surmavama päevani Everesti ajaloos.
ja kui maailm vajas kedagi, keda süüdistada, valiti selleks see mees. siin on põhjus, miks see oli vale.